kõigile siin olijaile ja kõik, kes seda pärast siis näevad. Et asi hakkas pihta eelmine pühapäev. Tuli kuidagi, jõudis lõpuks selline asi kohale, et me võime kellegiga olla oma mingistest olukordadest rääkinud, aga see ei ole piisav selleks, et nendest asjadest lahti saada. Et lahti saab asjadest ainult siis, kui 2-3 juuresolekul tunnistada. Muidu ei saa. Siis palvetasime siin ära. Järgmine päev oli esmaspäev. Lähen koju, öös ärkasin üles, uni kuidagi oli niuke, aga üles ärkasin, oli nagu täitsa selge oli. Siis läksin vaatasin, et võiks nagu ikka veel magada, et kell 4 nagu vara üles tõusta. Läksin uuesti pikali ja läks veel mingi aeg mööda, siis tõusin üles ja ma kella otseselt ei vaadanud, aga väljas hakkas nagu valgeks minema. Ja korraga kuulsin, suur raksatus käis. Mõtlesin, huvitav, mis asi see nüüd on, et nii palju külma ei ole, et puud nagu külmaga pauguksid. Ja siis lähen välja, vaatan, kõrvaloone oli kokku kukkunud. Kiviseinad, mis all olid, katus oli vasta maad. Ma mõtlesin, huvitav, mis asi see nüüd on. Et ma teadsin muidugi, et see hoone oli 10 aasta jooksul vaikselt kogu aeg külm vundamendi alt ja kõigutanud servi. Üks sein oli seal lõpuks ära kukkunud, siis teine sein ja ma ausalt imestasin, et see üldse püsti seisab. Aga see kõnetas mind nagu selle kaudu sedapidi, et kui me tuleme nagu Jumala juurde ja me ei tegele endaga, jätame selle asja kõik seisma, lihtsalt käime kirikus, kuulame jutlus ja asjadega ei tegele, siis me oleme varsti nagu need lagunevad frakid, mida inimene, sa pead käima kogu aeg ennast nagu tervendama, aitama. Ja nagu öeldakse, kui on auk sees, siis tuleb panna lapp peale kinni õmmelda. Kui sa seda ei tee, siis sa laguned pärast niimoodi laiali, et tuli enam midagi teha. Ja siis ma hakkasin lugema, ma loen iga päev, päevasõna ja siis ma hakkasin lugema seda. Ja see Palsamid laulud 116. Ma armastan Issandat, sest ta kuuleb mu häält, mu anumist, sest ta on pööranud oma kõrva minu poole. Ma hüüan teda appi oma eluaja. Surmavõrgud ümbritsesid mind. Surmavalla ängistused tabasid mind. Ma sattusin ahastusse ja muresse. Aga ma hüüdsin appi Issanda nime. Oh Issand, päästa mu hing. Armuline on Issand ja õige. Meie Jumal halastaja. Issand hoiab kohtlasi. Ma olen nõder ja tema aitas mind. Pöördu mu hing tagasi oma hingamisele, sest Issand on sulle head teinud. Sest sina kiskusid mu hinge surmast välja. Mu silmad silmaveest, mu jalad komistusest. Ma loodan ikka käia Issanda ees elavate maal. Ma usun, seepärast ma räägin. Ma olin suures vaevas. Ma ütlesin oma kohmetusest, kõik inimesed on valelikud. Kuidas ma tasun Issandale, kõik tema heateod minu vastu. Ma tõstan üles päästekarika ja hüüan appi Issanda nime. Ma tasun oma tõotused temale, kui ta kogu rahva näes,
Kallis on issanda meelest tema vägede surm, vagade surm. Ja issand, ma olen ju su sulane, ma olen su sulane, su teenija poeg. Sa oled mu kõikidest lahti pääsnud, sa oled mu kõidikutest lahti pääsnud. Sinule ma ohverdan tänu ohvreid ja hüüan appi issanda nime. Mu tõotused ma tasun issandale kogu ta rahva nähes, issanda koja õuedes, sinu keskel, Jeruusalemm, halleluuja. Ja siis seal oli veel paar asja oli ja siis kuna on pinged on peal nagu, vaata inimesed erinevates töökohtades on erinevad inimesed ja kui tulevad seal uued inimesed, siis tekivad kuidagi millegi pärast nagu pinged. Siis läks mööda siin ja siis järgmine päev teisipäeval tõusin hommik üles ja jälle tegin oma need toimingud ära, mis seal vaja oli ja panin tule alla ja siis korraga püha vaim ütles mulle, et see oli nii käskivalt öeldud, et loed selle raamatu läbi uuesti ennem kui lähed tööle. See Derek Prince'i raamat, nad ajavad välja kurja vaime. Ja see oli nii tungivalt öeldud, et lihtsalt ma teadsin, et see 2 päevaga on, või niimoodi on, sa ei jõua lihtsalt lugeda, et see on päris niisugune tugev ettevõtmine. Siis ma võtsin kätte ja hakkasin seda lugema ja sain selle ikkagi peaaegu läbi. Ja siis ma pärast sain aru, miks ma seda lugema pidin, sest see tõi siit välja väga palju asju. Tegelikult on see asi, et seda peaksid, ma arvan, et siin oli, et kõik lugema. Ta seletab lahti väga lihtsad asjad teiste näidete põhjal ja ma ise sain siit ka väga palju, nagu öeldakse, targemaks. Ma loen siit sellest, see on lehekülg 120 on see. Siin on parem on ise lugeda, siis rahulikult ja siis saad mõelda, siin ta nagu toob välja sellised asjad, et inimestel, kui on juhtunud väiksest peast, kas lapsepõlves või teismelise eas, on juhtunud mingid olukorrad, kas mingid traumad või mingid läbielamised ja selle kaudu saavad tulla sisse erinevad teised vaimsused. Ta ilusti nagu seletab selle asja ilusti lahti siin. Ja inimesed ise nagu ei teagi, et nendel on mingi asi sees ja mõtlevad kogu aeg, miks mul see asi jälle nii on ja siis läheb mingi aeg mööda, nagu läheb paremaks ja jälle asi kordub. Ja siis läheb jälle paremaks ja jälle asi kordub. Siin ta nagu seletab lahti, et siis tähendab, tuleb minna tagasi kas lapsepõlve või sinna tagasi ja kas siis paluda Jumala käest, et ta näitab ja Jumal kuuleb palveid. Seda ma olen korduvalt näinud. Ma loeksin siit ühe väikse lõigu nagu ette. Nõiduse vaim võib tegutseda paljudes muudeski suhtlusvaldkondades. Vahel püüab pastor ennast maksma panna teatud koguduse liikmete või terve koguduse üle. Ülemus võib hoida hirmu all alluvaid. See on nagu töökoha pealt, eks. Vaata, inimesed on erinevad. Poliitiline liider võib õhutada viha, vaenulikku riigi või rahva vastu ja juhtida inimeste tähelepanu kõrvale oma enda karjuvast puudusest. Seda me praegu näeme, mis siin maailmas toimub, kuidas üks riik läheb teisele kallale, ühe erakonnad seal omavahel sõdivad, aga ükski tegelikult ei ole õige ju. Tegelikult ei ole ükski ju õige. Kõik ajavad nii nimetatud oma asja.
mil iganes selline enese maksma paneku tahe toimib kahe inimese vahelises suhtes, vajab allutav isik kindlasti nõiduse vaimust vabanemist. Samuti vajab vabanemist see, kes teise oma võimu all hoiab, ent mõlemad peavad vabastamise tingimused, mõlemad peavad täitma vabastuse tingimused. Võimutseja peab kahetsema seda pattu ja teadlikult loobuma tahtest ennast maksma panna. Alluv peab kahetsema, et ta laskis teisel ennast maksma panna ja kahetsema seda siduvat suhet. Ja siis mul tuli, ma kasutasin jälle, mis ma kasutasin, ja ma tegin jälle sedasi, nagu ma olin ühe korra kuulnud, kui Soomes olime, see oli 2014 või 2015. Kui ma ühes saates nägin, et võtad käe, võtad ukse lingist kinni ja palvetad selle peale. Ja siis ma palvetasin, ja et kõik, kes täna sellest käepidamist kinni võtavad, viina ei taha. Ja siis ma rohkem nagu selle peale ei mõelnud siis edasi ja siis tulime, läksime teenistusele, seal läks natuke aega, me jõudsime seal pärastlõunalt tagasi ja kuna meil seal nii muud teha ei olnud, see päev oli puhkepäev, siis ma läksin nagu sinna laiduri peale kala püüdma, seal loopsin lanti ja siis tulin pärast tagasi ja siis vaatan, et need samad viinapudeleid, mida see peremees oli, ta tavaliselt ei toonud meile mingit alkoholi, aga seekord millegipärast ta seal tõi. Ja siis vaatasin, et pudelid olid täpselt samasugused, kui ta meile sinna tõi. Ja siis pärast tuli see Guido ka, kellega ma seal koos olin, küsisin ta käest, et kuule, kas keegi viina eile ei tahtki või? Ta ütles, et üle huvitav. Ma vaatasin ise ka, et kõik, kes tulid, keegi viina ei tahtel, käis 4 või 5 sõpra, käisid veel üle, tulid veel pärast sinna, kui pererahvas oli saunas ära käinud, siis me saime pärast veel sauna minna, aga ma teadsin, et seal on kergelt natuke alkoholi ka mängus, ma ise ei tahtnud selle pärast ka minna sinna, pärast. Aga siis Jumal näitas, et on palve taga ja siis ma sellest tunnistasin tookord ka seal siis nagu neljapäevasel koosolekul seal ja kuidas keegi kinni võttis, aga mis ma nüüd kutsun üles seda tegema, aga proovigi järgida, näete, et see toimib. Ma võtsin kätte lingist, ukse lingist ja ütlesin kõik, kes seda linki katsuvad, jäävad kurjad vaimud ja halvad vaimud jäävad see ukse taha maha. Ja siis, kui meil reede oli koosolek seal, valvurid kutsuti ja räägiti, siis tulevasi asju plaane. Õhkkond oli hoopis teine. Hoopis teine õhkkond oli. Ja kui on, siis oli veel selline asi, et siis ma kuulsin seal mingid töögraafikute tegemised asjad olid. Ja ma algul ehmatasin täitsa ära, ma vaatasin 2 päeva tööl ja siis, et uues kuust jälle vaatasin, külmub elamine lõhki. Ma olin täitsa pinges olin. Ja see tõi selle esile, et ma oleks pidanud kohe helistama inimesele, kes meil oli seal, kes sellega tegeleb, siis ma oleks saanud teada, et üldse see inimene, keda ma arvasin, et tegi graafiku, ei teinud seda graafikut ja asi lahenes. Aga ma olin 2 päeva niivõrd pinges, niuke rõhumine oli peal, vaimne, ma tundsin, kui sellist vaimset rõhumist ma ei ole elu sees kunagi tundnud. Teine vaimsus pressis niimoodi peale, ma ütlen ausalt, hullumaja. Täitsa hullumaja. Aga sellest saab lahti ainult siis, kui suhtlete ja klaarite kohe oma asjad ära, mis on juhtunud, kui sa oled kuulnud, et keegi midagi on sulle üteld ja sa ise ei ole seda otse kuulnud. Ja siis seal öeldi ka, otseselt nagu ei öeldud, kes ja mis, aga igast tühjast sõnast tuleb aru anda. Ja siis oli seal selline olukord, et see on nüüd moka otsast viskasin, et see ei ole minu asi. Ütlesin lihtsalt niisama niisuguse asja välja. Ja ma ei oleks uskunud, et see keerab niimoodi ülesse, see ütlus. Vaata omavahel, kui sa kedagi tunned, siis sa oled harjunud nagu mingit, mitte nalja tegema või ütlema niimoodi,
et noh, sa nagu tead, eks. Teine saab aru ka, et aga nüüd ma vaatan, et enam niimoodi enam üldse öelda ei saa. Sest Jumala sõna ütleb, et igast asjast peate te andma seal aru kohtus, igast tühjast sõnast. Ja siis see olukord loeti seal ette, öeldi ära, et niimoodi nagu öelda ei tohiks. Päris korralik oli. Ma muidugi eelnevalt ennem seal helistasin sellele inimesele ja palusin nagu vabandust, et ma siin ühe inimesega rääkisin, ütles, et muidu seda asja läbi ei murra, et kui sa helistad ja palud andeks, siis sellega sa lõikad selle teemonliku sidumise läbi ja siis see rünnak, mis tuleb, see nagu lõigatakse läbi. Ja siis üks teine juhus oli ka, et tulid ühed inimesed sinna, noorte õhtu hakkas pihta seal ja siis mul oli eelnevalt olnud seal ka niimoodi, et korra järgi valvad siis, kui valvur oled, ja siis üks inimene tuleb, üks küsis võtid seal, siis kolmandad tulid, külm ilm oli, kõva tuisk oli ja tahtsid nagu sooja tulla, et siis pärast lähevad edasi ja siis üks küsis ja teine ootas vastust ja ma ütlesin, et ei saa, aga siis ma pärast, kui ma sain aru, mille peale ma ütlesin, et ei saa, sees olla siin, inimesed on külmas, ma pärast sain aru, nad lõdisesid seal, teised kaks olid väljas. Siis see nagu nii on teada, et siis tehti kirjalik avaldus, et valvur viskas välja oma inimesed kirikust. Aga samas ei olnud üritus midagi, et kui sa kuskile lähed, siis pane kasvi soojalt riidesse, aga niimoodi, et ma lähen kuskile, ma pärast hüppan sealt läbi või niimoodi, aga sa eelnevalt, asjad tuleks nagu ikkagi korralikult läbi mõtelda. Kui sul ei ole niisugused riided seljas, siis ära võta nii pikka matka ette. Et sul varvad on kanged, huuled sinised. See on nagu... Et ma ei saa midagi teha, aga lugege see läbi. See, mis ma lugesin ette, oli lehekülje 120 pealt, siis vähemalt rahulikult ise loed ja siis näed, et mis asi võib veel endal olla küljes, kui on olukorrad, mis tulevad aeg-ajalt tagasi pärast palvet ja muid asju. Aitäh, armu!